Urmas ütleb kohe, mis asi see on, eks ole. Aitäh! Ja kasvatab suure taime sellest ühest loomamoodi asjast. Avan. Natuke nagu meenutab teatud looma. Mina ütlen saladuskatte, saurusega on tegemist. Aga edasi ütleb Urmas, mis sõna edasi tuleb. All flesh is grass. Kõik, mis liha, kõik, mis loomne, on algupäraselt taimne. Ja loomulikult teoreetiliselt seda kõike ma tundsin. Aga näevad, tänu teile ma seda nüüd mitte lihtsalt ei tunne, vaid hakkan teadma. Üht-teist hakkan juba teadma. Näiteks selle raamatu tekstide abil. Jumal, kui põnev raamat. Tähendab, Turovski deklaratsioonid zooloogia poolt on siin võib-olla asja eest, võib-olla. Loomulikult, kui ma nii ei arvaks, ma ei saaks pakkuda ennast või nõustada sellega, et ma kaasautor olen. Kuid see on botaanikaalane raamat ja jumal, kui põhjalik see on. Küll on hea, kui ma saan südamest ausalt, siiralt ja taevani kiita raamatut, kus on ka minu kaasautori nimi. Fantastiline võimalus. Näete, imesid sünnib siin botaanikaaias. Eks Tallinna loomaaias sünnib imesid ka. Ükskord üks loomaaiad, ma ütlen, mis loomaaiad igaks juhuks. Kingis meile 2 väikest Pincetta marini, väikest ahvikest. Saatekirjas seisis, et see on noor isane ja tema vana kastreeritud isa. Nüüd see vana kastreeritud isa sünnitas 12 lapse. Nii et imesid juhtub ka loomaaias. Kuid vaadake, botaanikaaias sünnib neid imesid nii nagu ainult aednik suudab seda läbinisti tajuda. Ja varsti võib-olla tänu teile ka mina ka pidevalt kogu aeg. Loomulikult loomad elavad seni, kuni elavad ka pidevalt, selge see. Kuid nendel on see tohutu integratiivsuse tase, eks ole. Loomne organism on integreerituse poolest loomulikult ülikompleksne. Taimed, kes ütleks, et nad on lihtsad, aga vaat see komplekssuse tase on teine ja nende elu on vaat selline elule kõige tähtsamal viisil väljenduv pidevus. Te kasvatate päevast päeva tegelete asjadega, mille tulemusi saate näha 200 aasta pärast, eks ole. Ja meil on loomaias tänu Hannes Marikuule nüüd ka asjad muutumas, ka botaanilises plaanis väga tõsiselt. Meil näiteks on üks metasekvoia, mis on nii paks. Nii et ma ütlen tavaliselt ekskursantidele, tulge umbes 1500 aasta pärast, see puu on olevistest pikem. Ma vist ei eksita, kasvab suureks. Kasvab suureks. Sõbrad, te näete, mis toimub. Ma olen tõesti õudselt üleni hingepõhjani õnnelik, et selline raamat ilmus. Mul on suur au olla sellist inimestega kaasautorit ühes kambas. Aitäh! Aitäh! Raamatuga oli väga huvitav, arendav ja seosed taimede ja loomade vahel said nagu endale palju sügavama tasandi. Et samuti nagu Taimi ütles, kui ma lugesin neid härra Turovski lugusid loomade kohta, mis olid niivõrd hästi taimedega seostatud, et see on niivõrd tore ja teeb annab selle raamatule nii palju väärtust juurde, et ta tõesti paneb selle elama. Et nii ka nende taimedega tekib hoopis teistsugune seos, kui me loeme selle loomaloo läbi. Näiteks väga liigutav oli koi puhul, kui ma lugesin koi lugu, kui koi lapsed tulevad ilmavalgele, siis nende vanemad on juba ammu surnud selleks ajaks. Et nii liigutavad lood. Ja nii ma hakkan sellesse koi rohtu ka teistmoodi suhtuma. Et nagu natukene teine tasand. Et ma tõesti väga tänan teid. Ja muidugi kirjastuse rahvast, toimetajaid ja kujundajad, kui täna. Loomanimega taim on, seda praegu ette ei oska öelda, kui meil mingisugune taim kasvama hakkab, kes ka loomadega tihedamalt seotud on, siis kindlasti veel võib-olla tänavusel aastal või järgmisel aastal samuti eestikeelse nimetuse saab.
meie eestikeelsete taimenimede komisjoni järgmine koosolek on kas siis nüüd juunikuuses või lükkub sügisesse, seda ei tea, aga tööd on meil palju ja tööpuudust karta ei ole. Suurepärane, kui ma tohin Eeva Meres öelda issanda armust, ülimalt professionaalne toimetaja, aga suurepärase, no tõepoolest, tulise hingega raamatut tegija ja raamatute armastaja. Ma väga tänan, proua Eeva, teie reaalse, konkreetse, 10 tunni pikkuse abita minu osa poleks valmis saanud. Nii et suur tänu, proua Eeva. Ja ta esitas